Ukrainal on vaid 2 kuud aega sõja lõpetamiseks, vastasel juhul kuulutab Vladimir Putin kindlasti välja üldmobilisatsiooni. Sellise avalduse tegi täna Tšehhi president Petr Pavel, kutsudes läänt üles veelgi suurendama abi Ukrainale. Aga tundub, et Donald Trump on otsustanud Vladimir Putini plaanid nurjata ning Financial Times kirjutab täna, et Ukraina viimased edusammud sõjas Venemaaga on Donald Trumpile muljet avaldanud. NATO tippkohtumisel Ankaras võrdles ta praegust olukorda isegi oma kohtumisega Zelenskiga Valges Majas 2025. aasta veebruaris. See oli siis, kui Trump väitis, et Ukraina presidendil ei ole ühtegi kaarti käes, et seista vastu tohutule ja võimsale Venemaale. Nüüd on Trump kindel, et tema suhted Zelenskiga on suurepärased, kuid tähelepanuväärne pole isegi see. Eile, kolmapäeval, lubas Donald Trump avalikult 2 korda helistada Vladimir Putinile. Pärast kohtumist Vladimir Zelenskiga. Kuid täna hommikul kurtis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Trump ei ole Putinile siiski helistanud, ilmselt lükates vestluse edasi. Ja nagu ütles Peskov, ilmselt on Trumpil tähtsamaid asju teha. Ja nüüd teatasid Euroopa Liidu diplomaadid, et kinnisel kohtumisel ütles Trump, et ta mõtleb, kuidas ta saaks aidata Ukraina relvajõududel rindel rohkem edu saavutada. Paralleelselt lubasid teised NATO riigid eraldada selleks ja järgmiseks aastaks veel 140 miljardit eurot, mis läheb Ukraina relvajõudude toetuseks. Samal ajal on üle poole okupeeritud Krimmist juba 4. päeva ilma elektri ja veeta Ukraina löökide tõttu energiasüsteemile. Ja sel ööl ründasid Ukraina relvajõudude drooniväed veel 12 varilaevastiku tankerit. Kasahstan paigaldas täna kogu piiril Venemaaga kontrollpunktid, et venelased ei varastaks neilt bensiini. Ning Vladimir Putin andis korralduse ehitada niinimetatud mini-naftatöötlemistehased, et naftat saaks salaja Ukraina droonide eest töödelda. Kuigi tuletan meelde, et seesama Vladimir Putin ütles vaid paar nädalat tagasi, et Ukraina droonide rünnakud naftatöötlemistehastele ei tähenda midagi ja ei too kaasa mingeid tagajärgi. Minu nimi on Aleksei Petšidova. Arutame koos Donald Trumpi kannapööret, sest tema retoorika on väga palju muutunud ja nüüd toetab ta tegelikult just Ukrainat. Ja ta teeb seda juba avalikult, nagu Kremlis öeldakse. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. Olen teile selle eest väga tänulik. Nii et algas lausa võidujooks selle üle, kes ja millistel tingimustel sõja lõpetab. Ukraina võimudel on vaid 2 kuud aega, et lõpetada sõda Venemaaga. Kui seda ei juhtu, võib Kreml kasutada tõsist eskalatsiooni. Sellise hoiatusega esines täna Tšehhi president Petr Pavel. Ta ütles, et Venemaa diktaator Vladimir Putin võib pärast Venemaa parlamendi valimisi välja kuulutada üldmobilisatsiooni. Need on planeeritud 20. septembrile, järgneb tema tsitaat. Ma arvan, et meil on võimalus jätkuvalt avaldada survet ja anda Venemaale selge signaal, et oleme valmis alustama läbirääkimisi. Septembris toimuvad Venemaal parlamendivalimised. President Putin kuulutab mobilisatsiooni tõenäoliselt välja alles pärast valimisi, kuid niipea kui valimised on lõppenud, see võimaluste aken sulgub kiiresti. Venemaal on praegu palju sisemisi probleeme ja väljakutseid. Vene avalikkus on üha enam sõjavastane. Putinil on raske kodus rahu säilitada. Tahan ka märkida, et Vene sõjakorrespondendid on tegelikult juba viimastel nädalatel levitanud seda väidet, et niipea kui valimised läbi saavad, pole enam midagi kaotada ja võib välja kuulutada üldmobilisatsiooni. Üldiselt seisneb Petr Paveli avalduse mõte selles, et tuleb kiiresti sundida Vladimir Putinit läbirääkimistele. Vastasel juhul ootab Ukrainat hiljem katastroof. Ja see tuli paljudele ootamatult. Donald Trump võttis optimistlikuma seisukoha. Financial Times kirjutab täna, et Ukraina viimased edusammud sõjas Venemaaga avaldasid muljet Donald Trumpile. Talle meeldis väga see, kuidas Ukraina hävitab üksteise järel naftatöötlemistehaseid Venemaal. Ja nagu te teate minu eelmisest saatest, ütles ta isegi, et sellised löögid toovad sõja lõpule lähemale. Mõelge järele, inimene, kes varem rääkis eskalatsioonist, ütleb nüüd, kuulge, see on täiesti õigustatud eskalatsioon, sest see toob sõja lõpule lähemale. NATO tippkohtumisel Ankaras.
Ta võrdles isegi praegust olukorda oma kohtumisega Volodõmõr Zelenskiga Valges Majas 2025. aasta veebruaris. Kui Trump ütles, et Ukraina presidendil pole ühtegi kaarti käes, et Venemaale vastu seista. Siis, tuletan meelde, ütles Trump, et kuhu te üldse ronite sõdima tohutu, tugeva ja võimsa Venemaa vastu. Ta ütles umbes nii: vaadake, kus teie olete ja kus on Venemaa. Lihtsalt andke alla ja kõik. Teil pole kaarte, teil pole võimalust võita. Aga eile, sõna otseses mõttes, ütles Trump järgnist. Seda on raske uskuda tõesti, alates ovaalkabinetist kuni tänase päevani. Ma arvan, et meil kujunesid Zelenskiga väga head suhted. See on alles algus ja teate, Ukrainal on ees suur tulevik. Ja need soojad sõnad Donald Trumpilt olid üllatus ja meeldivalt üllatasid Euroopa delegatsioone. Muutunud toon Ukraina suhtes aitas eurooplastel mitte pöörata erilist tähelepanu Trumpi teravatele avaldustele, sealhulgas järjekordsele ähvardusele viia kõik Ameerika väed Euroopast välja. Aga Trumpi avalike avalduste taga peitus midagi muud. Ühe Euroopa liidri sõnul andis Trump kinnisel kohtumisel väga selgelt mõista, et Ameerika Ühendriigid hakkavad nüüd olema aktiivsemad, Ukrainat toetama ja kaaluma täiendavate meetmete võtmist, et aidata Kiievil saavutada läbimurre lahinguväljal. Ja see on väga oluline märk. Üks Euroopa ametnik märkis, et Trump käitus seekord, tsiteerin, väärikalt ja tõsiselt. Ja teate, võiks sellesse avaldusse skeptiliselt suhtuda, kui poleks üht väga olulist detaili, mida paljud ei märganud. Pressikonverentsi ajal koos Vladimir Zelenskiga. Donald Trump teatas eelmisel päeval ajakirjanikele, et kolmapäeva õhtul räägib ta kindlasti telefoni teel Vladimir Putiniga. Ta märkis, et tema arvates muutuvad tingimused, mida Vene diktaator sõja lõpetamiseks seab. Ja pöördudes Zelenski poole ütles Trump, tsitaat: ma arvan, et need tingimused ilmselt tasapisi paranevad, lähenedes mõnedele neist asjadest, mis teile meeldivad. Me avaldame president Putinile tugevat survet. Ma ei usu, et talle meeldib see, mis toimub. Ma ei usu, et ta on toimuvast vaimustuses. Seejärel edastas Trump Zelenskile Putini palve, et Ukraina president tuleks Moskvasse läbirääkimistele. Vastuseks tegi Zelenski nalja, et Moskvas pole praegu ohut olla Ukraina droonirünnakute tõttu. Ja see ilmselgelt meeldis Trumpile, see ajas teda naerma. Ta rõhutas veel kord, et kolmapäeva õhtun helistab ta ikkagi Vladimir Putinile ja edastab talle kõik, millest räägiti. Aga saabus neljapäeva hommik, saabus neljapäeva lõuna, aga Trumpi lubatud vestluses Putiniga ei olnud avalikult mingit teadet. Ja alles lõunapaiku teatas Kreml pressiesindaja Dmitri Peskov lakooniliselt, tsiteerin: Trump eile Putinile ei helistanud. USA president oli ilmselgelt hõivatud, Putin on avatud dialoogiks Trumpiga. Kujutage lihtsalt ette, milline alandus see on. Varem hilines Vladimir Putin meelega kõigile maailma tippkohtumistele, et teised liidrid teda alandatult ootaksid ja teda oodati. Aga siis otsustas Vladimir Putin Ukrainasse tungida. Ja nüüd istus ta terve teisipäeva õhtu ja kolmapäeva ning ootas lubatud kõnet Trumpilt. Aga Trump ei helistanudki. Ja nüüd Kremlis, mõelge ise, lihtsalt öeldakse, et ilmselt oli Trumpil muid tegemisi. Ja see näitab, et kiilakas arusaamatus Vladimir Putin ei ole enam Donald Trumpi prioriteet, muidu oleks ta leidnud aega helistada. Ei, ilmselgelt Trump helistab ikkagi veel Putinile. Ei maksa arvata, et kõik on läbi. Ei, ta helistab veel. Aga nüüd istub just Putin telefoni juures ja ootab närviliselt kõnet. Kui Trumpil selle kiilaka jaoks võib-olla aega tekib, on teada, et viimati rääkisid nad omavahel 4. juulil USA iseseisvuspäeval. Isegi siis ei avaldanud Putini abi Juri Ušakov olulisi detaile, vaid iseloomustas vestlust kui asjalikku ja väga konstruktiivset. See oli kahe liidri 4. vestlus alates aasta algusest. Veelgi enam, Kremlis on praegu selgelt tunda kerget paanikat, sest Trump šokeeris neid tõsiselt. Ja nüüd nad ei tea üldse, kuidas sellele kõigele reageerida. Sama Dmitri Peskov teatas, et Venemaa Föderatsiooni võimud kaaluvad USA presidendi Donald Trumpi avaldust võimaliku Ukraina õhuruumi sulgemise kohta.
Tuletan meelde, et eile teatas Trump, et kui vaja, siis julgeolekugarantiide raames, kui see aitab sõda lõpetada, on Ameerika valmis kuulutama Ukrainas välja lennukeelutsooni. Sellega peetakse silmas õhuruumi sulgemist. Ja Peskov lisas, et seni pole Kreml kuulnud Valge Maja juhilt midagi sellist. Lisaks lisas ta ka, et Moskva ei pea Trumpi sõnu Kiievi rünnakutest Venemaa territooriumi sügavusse eskalatsiooniks, vaid hindab neid kui, tsiteerin, USA juhtkonna ekslikke arusaamu. Ehk kujutage ette, et Trump istub ja ütleb, see on eskalatsioon, mis võib tuua sõja lõpu lähemale. Kremli sõnul, me ei pea seda eskalatsiooniks, Trump lihtsalt eksis. Aga kõige tähtsam on taeva sulgemine ja siin Peskov hakkas kõhklema. Edasi tema tsitaat. Varem selliseid avaldusi ei olnud. Varem ei arutatud üldse taeva sulgemise teemat. Igal juhul käib jutt sellest, et NATO riigi relvajõud hakkavad tegutsema Ukraina territooriumil. See ongi täpselt see, mille vastu viiakse läbi sõjaline erioperatsioon. See on oluline mõista. Seetõttu tuleb seda veel läbi mõelda. Tuleb mõista, kui põhjalikult see küsimus on läbi töötatud ja milliste osapoolte vahel see on kooskõlastatud. Teate, venelased pole veel isegi jõudnud mõista, et nad peavad aru saama, et nad üldse eksisteerivad sellel planeedil. Võib-olla oleks ilma nendeta parem. Ja nüüd Donald Trumpi muutunud suhtumine Ukrainasse ei jäänud ainult sõnade tasemele, vaid realiseerus ka NATO riikide ühisavalduses pärast tippkohtumist. Pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja on USA korduvalt blokeerinud avaldusi Ukraina toetuseks rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜROs ja isegi eelmise aasta NATO juhtide kohtumisel Haagis. Ehk siis justkui võeti vastu ühine deklaratsioon, siis Donald Trump naasis Washingtoni ja Washingtonis öeldi, ei, me ei toeta seda Ukraina toetamist. Kuid praeguses deklaratsioonis öeldakse järgmist, tsiteerin. Ukraina annab oma panuse transatlantilise julgeoleku tagamisse ning liitlased on ühtsed oma vankumatus toetuses Ukrainale, tema vabaduse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel. Liitlased rõhutavad, et see toetus peab olema õiglane, etteaimatav ja pikaajaliselt jätkusuutlik. See tähendab, et Donald Trump kirjutas alla sõnadele, et Ukraina on see riik, kes tagab NATO julgeoleku. Trump naasis juba Washingtoni ja seda sõnastust pole keegi tühistanud. Nagu te teate, tunnistas ta ka, et Ukraina droonid on üldse parimad ning teatas, et USA hakkab ostma Ukrainat lahingudroone suures koguses ja et USA on valmis andma Ukrainale litsentsi Patriot rakettide tootmiseks. NATO kui blokk lubas samuti eraldada Ukrainale sel aastal 70 miljardit eurot ja mitte vähem ka järgmisel aastal. USA selles küll ei osale. Rahastamine toimub teiste alliansi liikmete arvelt ning laenu kaudu, mille Euroopa Liit on Ukrainale heaks kiitnud. Kuid nagu te juba teate, makstakse see laen tagasi Venemaa külmutatud varadest. Siin läks natuke ebamugavalt, sest venelased on harjunud tegema kõlavaid avaldusi selle kohta, et Ukraina on täiesti võlgades ja kõik annavad talle ainult laenu. Jah, laenuna, aga selle laenu maksate te tagasi kas reparatsioonide või oma külmutatud varadega. Seega on 2 aasta, 26. ja 27. aasta jooksul toetuse kogumaht vähemalt 140 miljardit eurot. Aga see pole sugugi kõik. Lisaks kohustustele jätkata Ukraina toetamist teatasid tippkohtumise osalejad uutest relvaostudest 50 miljardi dollari ulatuses ning leppisid kokku kollektiivse tootmise laiendamises. Samuti süvendada koostööd kaitsetööstusega, et kiirendada uuenduste kasutuselevõttu. Investeeringute prioriteetseteks suundadeks nimetati kaugmaa täppislöögisüsteemid, integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemid, droonisüsteemid, tipptasemel tehnoloogiad, luurevõimekus, transatlantiline pilveinfrastruktuur ja võimsad tehisintellekti mudelid. Samaaegselt NATO tippkohtumisel teatati uue kaitse, julgeoleku ja vastupidavuspanga loomisest, mis hakkab rahastama kaitset Venemaa vastu. Olukorras, kus traditsioonilised rahvusvahelised krediidiasutused siiski väldivad koostööd kaitsetööstusettevõtetega ja nüüd tähelepanu selle kaitse, julgeoleku ja vastupidavuspanga asutajateks said 9 riiki. Nende seas Kanada, Sankt Peterburg, Türgi
ja Ukraina. Pank saab odavalt kaasata laenuraha riiklike garantiide alusel ning otse rahastada julgeolekuvaldkonna projekte või anda garantiisid kommertspankadele. Korraldajate sõnul jälgivad suured riigid, sealhulgas Saksamaa ja USA seda projekti praegu ning võivad hiljem liituda. Lühidalt öeldes, kuni Trump oli Iraaniga hõivatud, tegi Euroopa eneseorganiseerimisel ära tohutu töö. Financial Timesi allikate sõnul loodetakse NATOs nüüd, et muutunud seisukoht viib püsivate muudatusteni. Trumpi vastuseis viib püsivate muudatusteni, Washingtoni toetuse suurenemiseni Kiievile ja surve tugevnemiseni Moskvale. Trumpi lubadus lubada Ukrainal toota litsentsi alusel Patrioti õhutõrjerakette võib olla tehtud selleks, et muuta Putini arvutusi, kes usub, et võib lõputult Ukrainat hävitada ja sundida teda vallutamisest loobuma. Sest just Ukraina ulatuslik juurdepääs USA sõjalisele potentsiaalile hirmutab tõeliselt Vladimir Putinit. Trumpile teatati, et praegu haarab Ukraina sõjas initsiatiivi. Ja mis oluline, Trump on kindel, et Vladimir Putin lükkas jultunult tagasi soodsa rahuläbirääkimiste ettepaneku ning on nüüd raskes olukorras, kuna Ukraina omab ülekaalu troonide vallas, nii keskmise kui ka suure soodsa hinnaga troonide osas. Trump mäletab suurepäraselt, et ta pakkus Vladimir Putinile suurepäraseid tingimusi sõja lõpetamiseks, kuid Putin eiras Trumpi pingutusi ja keeldus. Ja nüüd on Donald Trumpil isiklik solvumistunne Vladimir Putini vastu, sest viimane seadis tegelikult kahtluse alla tema läbirääkimisoskused. Olge nüüd ausad, miks Trump nii aktiivselt toetas Vladimir Putinit ja rääkis alandavalt Zelenskõist? Veidi rohkem kui aasta tagasi, veebruaris 2025 aastal, istus Trump ovaalkabinetis ja ma ütlesin talle: sul pole üldse kaarte, kuidas te üldse saate Venemaaga sõdida? Ta kindlasti võidab. Miks siis nii? Sest ta tõesti uskus, et venelased võidavad päriselt ja Trumpile meeldivad võitjad. Aga peaaegu aasta on möödas sellest kohtumisest. Donald Trump ütles, et Venemaa vallutab kogu Donbassi tõesti vaid paari kuuga ja liigub siis edasi. Peaaegu aasta on möödas ja seda pole juhtunud. Ja viimasel ajal on Ukraina hakanud võitma. Sellepärast muutis Trump ka oma retoorikat. Ta tunneb ära, kes võidab ja teab, kelle poole tasub hoida, et olla koos võitjatega. Kuigi tasakaalu huvides märgin, et kõik ei jaga seda seisukohta. Näiteks Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja ja praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluzhny nimetas ohtlikuks ja ekslikuks aru saama, et Venemaa kaotab sõja ja sõda on lõppemas. Nimelt suudab Venemaa edukatele Ukraina rünnakutele endiselt vastata samaväärse või isegi suurema jõuga löökidega. Järgneb tema tsitaat. Ükski pool ei saa loota, et selline sõjapidamise vorm toob otsustava strateegilise tulemuse. Sellegipoolest Ukraina ainult suurendab lööke Venemaa sisealadele, aga ründab ka okupeeritud Ukraina territooriume. Krimm on Venemaast juba praktiliselt ära lõigatud. Krimmis ei suudeta juba 4. päeva taastada elektrivarustust, mis sai kannatada Ukraina relvajõudude rünnakute tagajärjel. Elektrit pole üldse. Armjanskis, Tšankoi, Krasnoperekopskis, Tšankoi ja Krasnoperekopski rajoonides, Jevpatorias, Kertšis, Sakõõs, Simferevos, Simferoopolis, Sudakis, Feodossias. Seal antakse elektrit järk-järgult, kõigil teistel aladel kehtivad lihtsalt elektrikatkestuste graafikud. Seega püsivad elektrivarustuse probleemid 18-29 poolsaare linnast ja rajoonist. Niinimetatud Krõõmenergo selgitas pikale veninud elektrikatkestust Ukraina relvajõudude rünnakutega energiasüsteemi objektidele ning kinnitas, et taastamistööd käivad ööpäevaringselt. Lisaks teatatakse vee puudumisest mitmetel Alushta, Tšankoi ja Sakõ tänavatel ning samuti 17 külas, peamiselt Tšankoi rajoonis. Seoses sellega märgin, et ööl vastu 8. juulit ründasid Ukraina relvajõud 6 alajaama ning kokku on alates kuu algusest poolsaarel tabatud 50 energiasõlme. Sellest teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägede juht Robert Madjar-Brody.
ja mis on naljakas? Pärast arvukaid krimlaste kaebusi ametnike postituste all sotsiaalmeedias pikaajalise elektri- ja veekatkestuse kohta ning nõudmisi kehtestada elektrivarustuse graafikud, teate, mida need niinimetatud Krimmi võimud tegid? Vist tormasid appi, ei nad lihtsalt keelasid kommentaarid oma avalikes gruppides. Nagu milleks on Vene ametnikele vaja mingite tühiste inimeste kaebusi? 9. juuli öösel andsid Ukraina kaitsejõud lööke venelaste laevadele, naftaterminalile ja laskemoonalaole. Ukraina üksused tabasid korraga mitut Vene laevastiku alust Aasovi mere akvatooriumis. Jutt käib 12 varilaevastiku tankerist, mis üritasid viia bensiini Krimmi, 1 puksiir ja 1 kuivlastilaev. Need laevad vedasid kütuse ja määrdeaineid Vene vägede üksustele. Samuti kasutati neid nafta ja naftatoodete vedamiseks rahvusvahelisi sanktsioone eirates. Ja see on üks peamisi Ukraina vastu peetava sõja rahastamise allikaid. Siinkohal märgin, et Ukraina on juba esitanud ÜRO Julgeolekunõukogule avalduse, milles teatas, et peab varilaevastiku tankereid täieõiguslikeks sõjalisteks sihtmärkideks. Rünnaku alla sattus ka Jugrusi naftaterminal Bataiskis, Rostovi oblastis. Ettevõtte lähedal puhkes tulekahju. See objekt transpordib naftatooteid ekspordiks. Lisaks varustatakse selle kaudu kütusega Venemaa vägesid lõunarindel. Ja naftamüügist saadud valuuta suunatakse sõja rahastamiseks. Veel üks löök tabas venelaste laskemoonaladu Sorokino piirkonnas Luhanski oblastis. Üldiselt oli ka see öö okupantide jaoks üsna tuline. Samal ajal on kütusekriis Venemaal praktiliselt kontrolli alt väljunud. Venemaa Föderatsiooni Riigiduumas teatati juba venelastele, et vaba bensiini müügi juurde Venemaa niipea ei naase. Seetõttu on venelastel parem sellega lihtsalt harjuda, kannatada. Venelased on ju allaheitlikud kannatajad. Venemaa on juba suurendanud kütuse sisseostmist Valgevenest ajaloolise rekordini, et kuidagi püüda katta siseturu defitsiiti, mis on haaranud kõiki piirkondi, alates Kaug-Idast kuni Kaliningradini. Juunis ületasid Valgevene naftatöötlemistehastest Venemaale tarnitud bensiini kogused 181 000 tonni, mis on 3 korda rohkem kui mais, siis oli see 77 000 tonni. Ja esimese poolaasta tulemuste põhjal kasvas bensiini sisseost Valgevenest 20 korda. See on 453 000 tonni. Diislikütuse import Valgevenest kasvas juba 5 korda, ulatudes jaanuarist juunini 256 255 tonnini. Lisaks tarniti eelmisel kuul Venemaale üle 16 tonni Valgevene lennukikütust. See on 3 korda rohkem kui mais. Üldiselt, nagu te aru saate, pumpavad venelased praegu Valgevenest välja kogu kütuse. Samal ajal on Kasahstani võimud rajanud Venemaa piirile peaaegu 60 politsei kontrollposti, et takistada kütuse ebaseaduslikku väljavedu seoses Venemaalt saabuvate autode tulvaga. Selgitan. Nahaalsed venelased sõidavad lihtsalt Kasahstani, et sealt bensiini varastada. Nagu teatas Vabariigi siseministeerium, kontrollivad korrakaitsjad kõiki autosid ja on juba avastanud 255 juhtumit, kus on ebaseaduslikult paigaldatud lisakütusepaake. See tähendab, et venelased panevad sinna lisapaagid, sõidavad Kasahstani, varastavad sealt bensiini ja viivad selle oma pesemata Venemaale. Rikkujad, kelle seas oli 195 Venemaa kodanikku ja 60 Kasahstani kodanikku, võeti haldusvastutusele. Varem piirasid Kasahstani võimud naaberriikidest, eelkõige Venemaalt pärit autode sisenemist 1 korra päevas ning kehtestasid ööpäevaringse patrullimise piiriäärsetel maanteedel, et takistada kütuse väljavedu. Kujutage vaid ette, Kasahstan on lihtsalt sunnitud kõik jõud piirile suunama, et need metsistunud pesemata venelased ei tuleks neilt bensiini varastama. Mobiilsed rühmad kontrollivad autotsisterne ja kütuseveokeid. Kasahstani siseminister Eržan Sadenov teatas, et alates selle aasta algusest on takistatud peaaegu 600 ebaseadusliku kütuse väljaveo katset. Venemaa kütusekriisi taustal hakkasid Kasahstaniga piirnevate piirkondade elanikud Astrahani, Volgogradi, Saratovi, Orenburgi, Novosibirski ja Omski oblastis massiliselt Kasahstani bensiini järele sõitma. Ja nüüd kõige tähtsam.
Venemaalastele müüakse bensiini juba ametlikult vähemalt 100 rubla liitri eest. Samal ajal Kasahstanis maksab liiter bensiini keskmiselt 50 Vene rubla. Samal ajal kütusepuuduse taustal Venemaal jätkab hind tõusmist. Ja ma rõhutan, riigis, mida peetakse bensiinijaamaks. Kujutage ette, Venemaa, mis ma mäletan aega, see oli umbes 2014-2015, kui venelased kõikjal sotsiaalmeedias karjusid, et kõik. Euroopa kukub kokku ilma Vene gaasi ja naftata. Lääs kukub täielikult kokku, külmub ära, aga suur Venemaa on varustatud bensiiniga, gaasiga ja nii edasi. Lõpuks on need venelased nüüd sunnitud nagu viimased rotid Kasahstani põgenema, seal bensiini varastama ja Kasahstani õiguskaitseorganid on sunnitud neid venelasi piiril kinni püüdma. Ja selle taustal keelati Venemaal täielikult bensiini ja diislikütuse eksport. Ja Vladimir Putin toetas ettepanekut luua Venemaal mini-nafta töötlemistehaste võrk, et suurendada pakkumist siseturul. Nimelt on suured naftatöötlemistehased pidevalt löögi all ja seetõttu tegi Vladimir Putin ettepaneku kaaluda väikeste tehaste võrgu rajamist, mida oleks võimalik proovida Ukraina droonide eest varjata. Ja Vladimir Putin, kes seal paar nädalat tagasi ütles, et Ukraina droonide rünnakud ei kujuta endast suurt ohtu, toetas nüüd sellist algatust. Siin tsiteerin Putinit. Väike ja keskmise suurusega ettevõtete kaasamine selles valdkonnas on samuti nõutud ja seda samuti soodustatakse. Kavatseme selles osas veelgi intensiivsemalt töötada. Teil on täiesti õigus, mida laiem on võrgustik, seda raskem on sellele kahju teha. See idee kõlas teravaima kütusekriisi taustal, mille põhjustasid Ukraina rünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele. Ja nüüd on Energy Intelligence'i hinnangul nafta töötlemise maht Venemaal juunis aastases võrdluses vähenenud 25% ning see on toonud kaasa madalaimad näitajad enam kui 20 aasta jooksul. See tähendab, et need on peaaegu kõige madalamad näitajad kogu Vladimir Putini valitsemisaja jooksul. Mulle tundub, tema loojang hakkab vaikselt saabuma. Alates märtsist on Ukraina droonid rünnanud Venemaa naftatööstusobjekte vähemalt 50 korda, sealhulgas kõiki 10 suurima riigi naftatöötlemistehast. Praegu on Ukraina rünnakute tõttu peatatud umbes kolmandik. Vene naftatöötlemistehaste võimsustest, kusjuures see toimub majanduse jaoks kriitilisel perioodil, saagikoristuse ajal. Ja selle taustal kehtestas valitsus pärast bensiini ja lennukikütuse ekspordi piiranguid keelduga diislikütuse väljaveole Venemaalt. Samal ajal piirasid Vene võimud ametlikult kütusemüüki enam kui 40 riigi piirkonnas, sealhulgas okupeeritud Ukraina aladel. Samal ajal tulevad teated tarnete katkestustest ja tanklate sulgemisest juba praktiliselt kogu sellest pesemata Venemaast. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.